Tere ka minu poolt. Kui me eelmisel aastal vaatasime rohkem juhi isiklikku rahakotti ja seda, kuidas ta vastutab, kui midagi juhtimises läheb väga valesti, siis sellel aastal on meie peamine eesmärk rääkida teile veidi ka küberriskidest, sest see on üha kasvav oht hetkel mitte ainult Eestis, vaid igal pool mujal maailmas. Ja oluline on nagu mõelda, kes siis vastutab. Vaatame natukene ka statistikat, et need andmed põhinevad sellise suure kindlustuskontserni nagu Allianz riskiraportil, kus tuhandete riskijuhtide käest uuritakse igal aastal, et mida nemad arvavad, mis on kõige suuremad riskid nende äritegevuses. Ja ülekaalukalt on küberriskid olnud juba aastaid esirinnas. Sellele järgneb äritegevuse katkemine, mis võib ka väga tihti olla seotud küberriskidega ja 3. kohal on erinevad looduskatastroofid. Küberriskid on olnud peaaegu igal aastal põhimõtteliselt number 1 risk ja sellel aastal seda väga ülekaalukalt, edestades rekordiliselt kõiki teisi riske, mida ettevõtete riskijuhid ja ettevõtete juhid täna kardavad. See väike langus seal aastal 2021 näitab seda, et sellel aastal kardeti lihtsalt väga palju rohkem näiteks pandeemiat. Et see on täpselt see aasta, mis nagu reflekteerib seda olukorda. Kuid ka sellel aastal olid väga paljudes piirkondades küberriskid jätkuvalt number 1. Milline on olukord Eestis? Eestis toimus eelmisel aastal taaskord rekordilisel hulgal erinevaid mõjuga intsidente ja need on ainult see väike osa, mida Riigi Infosüsteemi Amet registreerib ja kajastab. Nii et ligi veerandi võrra on ka see arv võrreldes varasema ajaga tõusnud. Võrdluseks siia juurde, et näiteks tulekahjusid toimub meie riigis umbes 900, kui me arvestame eluruume ja ka äriruume. Nii et miks ei peaks küberintsidente rohkem kartma, sest neid on kordades rohkem, nagu näitab statistika. Ja mõjuga intsidendid, mida registreeritakse, on kõik see, mis on inimeste ja ettevõtete äritegevust mingil moel mõjutanud, olgu see siis mõne kas või õngitsuskirja saamine ettevõtte mailboxi või ka siis mõni tõsisem juhtum, näiteks teenuste katkemine seoses teenustõkestusrünnakutega. Kes siis vastutab, kui äri seisab ja on juhtunud küberintsident? Et enam ei ole meil seda olukorda, et vastutab ainult IT-osakond ja IT-juht. Et IT on täna pigem äri toetav ja peaks kuulama seda, mida ütlevad tippjuhid seoses küberründega, sest et raha küberturbeks ja selleks, kuidas me oma ettevõtte turvalisuse üles ehitame, see tuleb siiski juhtkonna poolt. Ehk et vastus sellele küsimusele, et kes siis vastutab, kui äri seisab, siis me vaatame tippjuhtide poole, kes vastutab selle eest, et ettevõtte küberründe ohvriks ei langeks. Õige vastus on see, et kõik ettevõtte töötajad. Sest üldjuhul piisab ainult 1 klikist ja kurjategija võib saada ligipääsu ettevõtte süsteemidele ja andmetele. Aga vaatame nüüd mõnda lugu. Ma ei osanud uneski ette näha, et midagi sellist võiks juhtuda. Mõne kuu eest helistas meie IT-spetsialist, kes ütles, et keegi kopeeris meie süsteemist klientide andmed ja nende ostuinfo. Piisas vaid 20 minutist ja kõik oli läinud. Selline väike juhtum, võib-olla olete sellistest ja sarnastest olukordadest ka meediast kuulnud ja lugenud. Tegemist on suurte andmeleketega, mida on ka Eestis juba üha rohkem näha, et tuleb siin meelde viimane apteegiketi andmeleke, kus läksid kaotsi 700 000 inimese andmed või õigemini mitte kaotsi, vaid kurjategija kopeeris need. Eelmisel aastal oli suurem rünne geenitehnoloogiaga tegeleva ettevõtte vastu, nii et neid olukordi Eestis tuleb üha rohkem ja rohkem ette. Ja kuna kurjategijad lähevad iga päevaga üha osavamaks ja paremaks, siis
tuleb nende teemadega ettevõtetes tegeleda, sest kui juhtide käest küsida, mis on teie ettevõtte suurim väärtus ja vara, siis see tähendab ikkagi kliendid, töötajad ja kõik nendega seotud andmed, sest et kui ei ole seda klienti, kelle ja tema emaili aadressi, kellele saata kas või müügipakkumisi, siis on väga raske edasi toimetada. Aga mis siis kaasneb andmelekkega, miks me seda kardame? No ennekõike tähendab see ettevõtte jaoks väga suurt kriisi, sellega tuleb tegelema hakata. Kriiside juhtimisega kaasnevad väga suured kulud. Osadel ettevõtetel võib-olla on erinevate kriiside lahendamiseks endal tagavarad nii rahaliselt kui ka võib-olla ressursi mõttes, et kasutada näiteks oma IT-osakonda või teenuseid väljaspoolt, aga väga paljudel seda ei ole. Selle andmelekkega kaasneb ka vajadus teavitada inimesi, kelle andmed on lekkinud, vajadus teavitada avalikkust, sest ei ole ühtegi hullemat olukorda sellest, kui juht ei tea, mis juhtus, kui palju andmeid lekkis, millistel andmetele üldse ligi pääseti ja mis edasi saama hakkab. Andmeleketega kaasneb ka väga suur ametiasutuste huvi ettevõtete vastu, et kui me mõtleme viimase andmelekke peale, millest me meediast päris palju lugesime ja kuulsime, siis see tähendas seda, et kaasatud oli politsei, Riigi Infosüsteemi Ametiüksused, Andmekaitse Inspektsioon ja võimalik, et neid oli veelgi, kes selle infolekke vastu huvi tundsid. Ja kõige sellega peab ettevõtte sellisel hetkel, kui andmed on valedesse kätesse sattunud, toime tulema. Väga suur oht sellistes olukordades on see, et petturid hakkavad saadud andmeid ära kasutama. Ja selle eest hoiatavad tavaliselt ka siis erinevad ametiasutused, eriti politsei, et inimesed oleksid väga tähelepanelikud selle info osas, mis peale andmelekkeid hakkab nendeni jõudma. Ei ole ka harvad olukorrad, kus neid samu inimesi hakatakse veel lisaks sellele ettevõttele näiteks ka erinevate andmete avalikustamisega ähvardama. Et need on täna väga levinud ka lunavararünnete puhul. Et need inimesed, kelle delikaatsed andmed näiteks on sattunud kurjategijate kätte, et nemad hakkavad saama ähvardusi, et me näiteks avaldame teie väga sensitiivsed terviseandmed. Ja andmeleketega kaasnevad loomulikult inimestele erinevad emotsionaalsed üleelamised, mis võivad ka siis tekitada kulusid kuni selleni, et on vaja käia vaimse tervise nõustamisel, mis on meil täna ju Eestis ka väga suur probleem ja selle kättesaadavus ja hind, et ka sellised nõuded andmelekete puhul võidakse siis sellele ettevõttele, kes juba niigi on õnnetusseisus, ka edasi nagu kanda. Ja loomulikult kõige hullem ettevõttel, maine ja sellega kaasnev klientide ja rahaline kadu. Et see on asi, mis käib andmelekkega kaasas ja mis võib ettevõttele tähendada lõpuks ka äritegevuse lõppemist. Ja andmeleketega kaasnevad täna väga suured trahvisummad. Et GDPR ehk siis andmekaitsemäärused, nende trahvisummadega on inimesed juba täna üldjuhul kursis, aga kordame üle, see on 4% ettevõtte globaalsest käibest või 20 miljonit, olenevalt kumb on suurem. Et peagi jõustuvad ka uued määrused ja uued regulatsioonid, need võivad kaasa tuua veel täiendavaid kulusid. Aga vaatame nüüd järgmist lugu, sest et andmelekked ei ole ainukesed asjad, mis ettevõtteid valdavalt ähvardavad. Meil oli tootmises kiire aeg ja tellimusi väga palju. Ja siis see juhtuski. Ekraanidele ilmus ähvardav teade, et meie arvutid ja infosüsteemid on pantvangi võetud. Kurjategijad käskisid kiirelt bitcoinid üle kanda. Kahjuks polnud meil varukoopiaid ning selgus, et kopeeriti ka kogu meie kliendibaas. Töö õnnestus taastada alles nädalate pärast. Tegemist oli siis lunavararündega, mis on ka üllatavalt levinud, et kuigi Riigi Infosüsteemi Amet registreeris eelmisel aastal vaid 13 lunavararünde juhtumit, siis hinnanguliselt on neid tunduvalt rohkem, sest ettevõtted lihtsalt ei anna nendest olukordadest teada ja Riigi Infosüsteemi Ameti hinnangul kahjuks ka väga paljud ettevõtted kannavad kurjategijatele lunaraha üle.
Lunavararünded on nagu väga suur kuritegevuse liik ja nende kohta tasub teada, et kurjategijaid ei ole mõtet usaldada. Väga tihti nad küll annavad ettevõtetele märku, et lunaraha tasumisel saadakse andmed tagasi või infosüsteemid tagasi, kuid kurjategijad võib-olla ei tasuks nii väga usaldada, sest sellist asja, et aus kurjategija ilmselgelt ei ole olemas. Mis kaasneb lunavara juhtumitega? No samuti kriisijuhtimise kulud, teiseks ka näiteks õigusabikulud, sellepärast et nende teemadega tegeletakse erinevates riikides väga erinevalt ja võib-olla kui me mõtleme ainult Eesti piires, et siis võib-olla on see nii-öelda õigusruum lihtsam ja arusaadavam, aga kui ettevõte tegutseb mitmetes riikides, et siis tuleb ka arvestada nende õigussüsteemidega, sest näiteks väga paljudes riikides ei ole lunaraha maksmine üldse lubatud regulatsioonide järgi või seaduste järgi ja väga paljuski see tähendabki seda, et tuleb kas kurjategijatega läbi rääkida või leida muid lahendusi selleks, et oleks võimalik enda äritegevust taastada. Väga palju raha ja vahendeid kulub tavaliselt ka lunavarajärgsete süsteemide taastamisele. On hea ja veab, kui inimestel või ettevõtetel on olemas tagavarakoopiad, aga väga tihti seda ka ei ole. Nii et see on nagu üks selline asi, mida tasub meeles pidada, et see on üks väga tõhus meede, kuidas lunavararünnetest taastuda. Aga tasub ka pidada nõu oma IT-spetsialistidega ja uurida, et kuidas üldse sellist olukorda ennetada ja vältida, sest et need lahendused on täna kättesaadavad ja tasub selle peale mõelda. Näiteks meile kõigile tuttav mitmetasandiline autentimine võib sellest olukorrast ettevõtet juba ennetavalt päästa. Ja lunavararünnetega nii nagu ka päris paljude muude küberintsidentidega võib kaasneda siis mainekaotus ja klientide kaotus, mis mõjutab otseselt ettevõtete bilanssi. Ja lunaraha ise, ehk siis kas maksta või mitte maksta, kas seda saab üldse maksta, kas see tagab selle, et andmed kätte saadakse pärast, et kurjategijaid ei tasu usaldada, kordan veel kord. Aga vaatame siis ka kolmandat lugu sellest, et milline võib olla veel üks selline levinud küberrünne või küberintsident ettevõtete vastu, mis võib väga palju kahju tekitada. Tellisime ühelt oma välismaiselt tarnijalt kaupa ja maksime arve kohe ära, et kaubad kiirelt meieni jõuaks. Siis aga selgus, et raha polnudki nendeni jõudnud. Kurjategijad olid meie süsteemides just seda tellimust oodanud ja arvel kontonumbri ära vahetanud. Olime ilma nii rahast kui kaubast. Jällegi arvepettused või üleüldiselt finantspettused, väga levinud skeem ja neid on samuti rohkem, kui me täna näeme või Riigi Infosüsteemi Amet registreerida jõuab. Ja otsesed kahjud ongi, et raha ettevõtte arvelt ja tihtipeale tulebki selle kauba eest siis nii-öelda teist korda uuesti tasuda, et seda kaupa saada, mida näiteks ettevõtte tellinud on. Et mõne aasta tagusest ajast meenub, kuidas üks ehitusettevõtte sai jälile sellistele arvetele, mille kogusumma ületanuks 700 000 eurot, ehk et see oleks olnud nende kahju, kui nad poleks arvepettusele õigel ajal jälile saanud. Ja loomulikult alati kaasneb kõikide küberintsidentidega ka see, et keegi peab IT-süsteemid üle vaatama ja aitama siis taastada või leida selle küberründe algne põhjus ja takistada küberkurjategijatel edasine sissepääs ja ligipääs ettevõtte süsteemidele. Aga miks me sellest räägime? Sest ettevõtte juht, ettevõtte töötajad ja ettevõtte IT peavad siis väga põhjalikult läbi mõtlema, kuidas mitte sattuda selliste rünnete ohvriks. Ja siin on 3 võimalust, kas ennetada erinevate turvalahendustega, töötajate koolitamisega, kas riskida, sest et võib-olla ettevõttel ei ole väga olulisi andmeid, millest äritegevus sõltub või IT-süsteeme, mille maasolek neid väga ei mõjuta. Või ja siis 3. variant on see, et maandada riske. Ja see on ka see pool, millega tegelevad kindlustusettevõtted üle maailma ja meie, ehk et meie ISIS nagu tegeleme just selle poolega, et me aitame oma klientidele leida lahendusi küberriskide maandamiseks ja kahjude hüvitamiseks.
Ehk et kõik see, millest me ennem rääkisime nende 3 intsidendi valguses, on need, millega tegelevad ka kindlustuslahendused. Aga aitäh minu poolt, et kui te soovite nende teemade kohta rohkem saada, siis meil on seal ees paar sellist mõnusat tugitooli, kus me võime kas küberkindlustustest või muudest kindlustustest teiega juba pikemalt vestelda. Ja kes seda ei soovi või ei ole hetkel aega, siis vaadake meie kodulehele. Nii, aga suur aitäh, Helen, ma küsin veel sinu käest mõne küsimuse ka. Et esimene küsimus, mis mul tekkis, on see, et millistel juhtudel inimesed pöörduvad ettevõtte poole, et saada just nimelt sellist kahjutasu? No Eestis õnneks või kahjuks ei ole meil väga sellist kultuuri, et kahjutasu küsida, aga kui on sellised suured ründed, me mäletame ka mõne aasta tagusest ajast, kus 300 000 inimese pildid lekkisid, et siis ikkagi on mingi hulk inimesi, kes pöörduvad nõuetega, aga kui neil on raske ikkagi defineerida, et milles nende rahaline kahju seisnes, et siis on seda ikkagi väga keeruline realiseerida. Ja sellised ühisagid meie riigis ei ole veel nagu levinud, et kõik 300 000 inimest oma nõudega koos saaksid pöörduda. Aga välismaal on? Välismaal on jah selliseid, aga mida suurem on nõudjate arv, et seda väiksemaks läheb ka see rahasumma, mida hüvitisena saadakse. Et meil ei ole jah väga levinud, aga ma arvaks, et kui me võtame näiteks selle geeniettevõtte, kus levi ikkagi väga sensitiivset infot kurjategijate kätte sattus, et siis sealt võiks tegelikult nagu mõelda, et võib tulla nagu ka suuremaid rahalisi nõudeid. Kas on saalis äkki veel küsimusi? Jah, tänud esitluse eest, et mul selline küsimus, see kindlustusjuhtum, et kui näiteks on kindlustatud küberrünnakute vastu ja see kindlustus, oletame, et juhtus midagi, kui see nagu seda kindlustusjuhtumit nagu defineeritakse, kuidas nagu vaadatakse, et nagu kas kõik oli tehtud selleks, et see oleks nagu kindlustusjuhtum või see on nagu... No sellega tegelevad tegelikult kindlustusettevõtted enne seda juba, kui kindlustusleping sõlmitakse, ehk et see käib ikkagi läbi selliste küsimustike, et kindlaks teha, et mis teil nagu olemas on, mis mitte ja kes pärast seal loosikupongi saavad, et siis me loosime seal ühte sellist küberriskide hindamise aruannet, mis tegelikult on selles mõttes huvitav asi, et see on see asi, mida nii kindlustusandjad kui ka ükskõik kes saavad nagu vaadata võib-olla häkkerite nagu silma läbi veidi, sest see on see info, mida ka väljaspoolt näevad küberkurjategijad ja kui meie seda infot või meie kliendid seda enne teavad, et siis nad saavad asjad ennem korda teha ja siis on seda riski ka kergem kindlustada ja näha, et mis nagu tõesti nagu valesti on, et loomulikult ükski kindlustusettevõtte nagu sellist põlevat maja, kus on kõik pordid avatud, tumeveebis leidub huvitavat infot ettevõtte e-mailide näol ja muud taolist, et need asjad tuleb ennem korda teha. Aga jah, kindlustustingimustes põhimõtteliselt igasugune rünne, mis kahjustab andmeid ja infosüsteeme ja on ikkagi elektrooniliste vahendite vastu toime pandud, see on defineeritud küberründena. Ehk et see nimekiri tegelikult on päris pikk. See võib ka olla mõni nii-öelda mittekriminaalne intsident mõnedel juhtudel, näiteks serveriruum läheb põlema ja ongi ettevõtte andmed sellega kahjustada saanud või äritegevus seiskub. Aga väga põnev teema. Jaa, seal on veel üks. Ühe küsimuse jõuame veel. Aitäh, mul oli küll lunavararünnakute kohta 2 küsimust, ma valin siis neist ühe, et tule küsi pärast teine küsimus seal meie laua juures ära. Kas on teada Eestist, et kui on olnud lunavararünded, et kas on need sellised nagu pigem hoolikalt tehtud, et on proovitud nagu siis varukoopiat ka üles leida ja igatpidi takistada nagu sellist taastamist või on ikkagi õnnestunud pigem sellepärast, et on selline elementaarne tase, et varukoopiat taasteplaanid on puudu ja sellepärast on need ründed olnud nagu edukad? Seda on nii ja naa, et on olnud selliseid juhtumeid, kus ettevõte ise ka ei teadnud, et tal on varukoopiad olemas ja tegelikult saab selle ründe lõpetada juba enne seda, kui küberkurjategijatele raha maksmiseks läheb. Aga on ka olnud juhtumeid, kus pääsetakse ligi kõigile 3 varukoopiale, mis on tehtud, et see on nagu väga erinev. Ja mõnikord vaatamata sellele, et ettevõttel on varukoopiad, on seda tehniliselt päris keeruline olnud taastada, ehk et ka väga kulukas.
nii et mitte miski tegelikult ei taga, aga kui näiteks läbi kindlustuse riske maandada, et siis kindlustus katab need kulud ka, et kui endal ei ole finantse arve peal vabalt võtta selleks, et lunavararündega näiteks toime tulla, siis kindlasti tasuks mõelda, et kas kindlustada, kas rakendada täiendavad turvameetmed või teha veel midagi kolmandat. Absoluutselt, see kehtib iga kindlustuslepingu kohta. Aga teeme Helenile ühe suure aplausi ja aitäh Äripäeva poolt ka!